Üksildus on olukord, kus inimene ei ole oma suhetega rahul. Ta kogeb seda, et need suhted, neid võiks olla kas rohkem või siis nad võiksid olla sisukamad. Ja need mõlemad on inimese enda hinnang. Ehk et kellelgi ei ole õigust öelda või pealt näha vaadata, et näe, tema on üksildane või tema mitte. Oleme eristanud ka üksildust ja üksindust. Et üksindus on siis pigem selline füüsiline keskkond, et inimesed, kes ongi näiteks meditatsioonilaagris, on üksinda seal, aga ei pruugi üksildasena tunda. Samamoodi pereema hommikul enne, kui pere ärkab, võib olla sellises rahuhetkes ja tõesti seda nautida, ei pea üksildust iseenesest seal tundma. Või kunstnik, kes tegeleb oma loominguga, vajab üksi olemise ruumi, aga ei pruugi seal ka ennast kuidagi üksildasena tunda. Aga üksildusest me räägime kui sellisest keerulisest olukorrast, kus inimene ei ole rahul. Apotheka tellitud uuringust selgus, et Eestis on väga suur protsent inimesi, kes kogevad pidevalt üksildust. 60% inimesi ütles, et viimase 4 nädala jooksul on nad kogenud üksildust ja 14% oli inimesi, kes ütlesid, et nad on pidevalt või sageli üksildased, mis on ikkagi väga suur hulk inimesi, kes võiksid ennast tunda paremini. Mind jahmatas kõige rohkem, et seda üksildust tekitab just kiire elutempo, et selles osas saaksime ka igaüks vast midagi ette võtta, et seda kiiret elutempot veidi maha rahustada. Aga oli ka siis selline läbisaamine, et inimestel on lahkhelid või arusaamatused, et on siis nii füüsilised kui vaimse tervise probleemid, et see kõik kuidagi kuhjab seda üksildust rohkem inimeste ellu. Üks viis, kuidas üksildustunnet mõtestada, on mõelda sellest just nagu näljatundest. Kui inimesel on nälg, siis ta teeb endale võileiva. Kui inimene tunneb ennast üksildasena, siis see on märguanne, et midagi peaks oma suhetega ette võtma. Ometi ei ole suhete loomine nii lihtne kui võileiva tegemine. Et see võib tuua kaasa ebakindlust, see võib tuua kaasa lisaärevust, see võib tekitada selliseid küsimusi, kellega ma nüüd suhtlen ja seal võib tekkida läbikukkumise tunne. Aga ometi on hästi tähtis mõelda, et üksildustunne ei tähenda läbikukkumist. See ei ole inimese alati ka ülesanne või inimese süü, et ta tunneb ennast üksildasena. Üksilduse leevendamiseks on reaalsed toimetuleku võtted, abinõud ja me saame kogukondlikult igaüks meist ette võtta samme, et inimesed meie ümber tunneksid ennast vähem üksildasena.